pikalt räägitud, otsustamise pool on välja käidud sellisena, et korraldada ümber Rakvere Vene Gümnaasiumi kooli liitmise teel Rakvere Gümnaasiumiga, lõpetades Rakvere Vene Gümnaasiumi tegevuse riigi ja kohalike omavalitsuste asutuste liiklusregistris registreeritud asutusena 31. augustist 2011, korraldada Rakvere Vene Gümnaasiumi ümber hiljemalt 31. august 2011, Rakvere linnavalitsusel teavitada vastu võetud otsusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Haridus- ja Teadusministeeriumi, Läänemaa maavanemat, Rakvere Vene Gümnaasiumi, õpilaste vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgsi valla või linnavalitsusi. Otsus jõustuks teatavaks tegemisest ja käesoleva otsuse peale võib isik, kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, esitada kaebus Tartu halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavaks tegemisest. Alternatiivseid otsuse projekte välja käidud ei ole, seega saame me hääletada selle otsuse vastuvõtmise poolt või vastu. Panen hääletamisele, kes on Rakvere linnavalitsuse esitatud otsuse eelnõu otsusena vastuvõtmise poolt, palun käega märkima. Tänud, kes on selle vastu? Neli. Tänud ja kes on erapooletud? Ei ole. Seega häältega 13.4 on see otsus vastu võetud. Edasi oleks siis loodetav, et siin räägitud tegelikult täna väga paljudest asjadest, mis puudutavad just seda korralduslikku ja asjaoluse poolt, et ma usun, et kõik asjaosalejad võiksid nüüd teha endast parima, mis annaks võimaluse siiski tõestada, et see otsus on õige ja viib edasi paremate haridusvõimaluste loomine kõigile ja sealhulgas siis seekord eriti käsitletud Rakvere Vene Gümnaasiumi õppijatele õpilastele. Nii, aga tänane istung ei ole veel läbi. Küsimus on selles, et lähtuvalt sellest kohtuotsusest on tekkinud Rakvere linnavalitsuse ja Rakvere Vene Gümnaasiumi vahel vaidlusolukord, kuna Rakvere Vene Gümnaasiumi hoolekogu on esitanud taotluse mille kohaselt siis peaks kehtestama 2011-2012 õppeaasta Vene Gümnaasiumi õppekeelena vene keele. Palun, Magnus. Ega tegelikult ju teema samast valdkonnast ja väga põhjalik seletuskiri on siin juures võtavasti on mul läbi tulenud ja linnavalitsuste volikogu ettepaneku see taotlus jätta läbi vaatamata just menetlus Eesti Norra poolest, linnakeelest asjad läbi ja ma lihtsalt ei hakka seda siin volikogu võtlusega asja üles asja sisu on lühidalt ju selles, et lähtuvalt praegusest otsusest on siiski Rakvere volikogu seisukoht, et Rakvere Vene Gümnaasiumi ümber kujundada liiklused ja Rakvere Gümnaasiumiga, siis ei ole siin ka keelelise kehtestamise nõudeid enam alust eraldi teha Vene Gümnaasiumi suhtes. Kas on selles osas kellegi küsimusi või arvamine? Kui ei ole, siis kes on selle poolt, et linnavalitsus esitatud eelnõu otsusena vastu võtta, palun käima märkama. Vastu? Ei ole? Erapooletuid? Ei ole? Kaks jäälekuu või eeskuud saalis. Nii, ja viimane tänane päevakorrapunkt majandusaasta aruanne 2010-2012 on vaja ka auditeerida vastavalt seadustele.